tere ka minu poolt, on mind kuulda? Kuulete, jah? Et tõesti siin nädal-poolteist tagasi Timo võttis minuga ühendust ja nii see kokkuleppe sai, et ma täna teie ees olen ja ütlen ausalt, siis mul on siiralt hea meel, et selline seltskond, selline kogukond käib koos ja mõtleb siis meie eluolu üle järele. Kõik on rahumeelne, kõik on mõtestatud, see on hästi oluline, sest tihtilugu öeldakse, et need on need, kes seal mässavad, möllavad ja neid ei maksa tõsiselt võtta. Aga teema, sõna fosforiit, siis mina olen paras muumia juba, et mina olen siis 2 fosforiidisõjas olnud. Aasta siis oli 86, kui mina sattusin ametisse Rakvere rajooni täitekomiteesse, ma olin aseesimees ja mina tegelesin küll rohkem ehituse ja kommunaalküsimustega, aga sattusin siis selle fosforiidisõja keerisesse. Ka minu laua pealt käis läbi suur projekt, kus siis Rakvere ja Sõmeru vahele pidi tulema fosforiidilinnak, 98 viiekordset maja. Täna on seal 5 esimest maja püsti, õnneks rohkem ei tulnud neid ja kokku pidi tulema sinna 38 000 siis teist keelt kõnelevat siis immigranti ja siis tol hetkel Rakvere linnas elas koos Vene sõjaväelastega 22 000 inimest, nii et 1,5 Rakveret oleks sinna siis venelasi tulnud. Aga õnneks Eesti rahvas oli siis ärkamise meeleolus ja eks see avapauk tuli siis ikkagi Panda saate kaudu ja kadunud Juhan Aare, kes mul oli väga hea sõber, oli see, kes siis selle sütiku ikkagi käivitas ja Eesti rahvas hakkas siis selga sirgu lööma ja oma vabaduse eest ikka tõsiselt võitlema ja kui tagantjärgi vaadata, siis tol hetkel oli ikka inimeste kaasamine ja inimeste üles äratamine kordades lihtsam, kui on see täna, sest täna on inimestel 1000 muud probleemi ja kedagi sellised keerulised ja rasked teemad väga ei kõneta. Ma tundub, et vähemalt mitte. Teie olete teises kategoorias. Edasi, muidugi tookord oli siis ka Juhani poolt tehtud intervjuu, kes on siin vanemad inimesed mäletavad, oli siis selle suure Jampoliga intervjuu, mis Juhan eetrisse lasi ja tookord ikkagi oli väga konkreetsed juba aastad, milla pidi siis Toolse karjäär, ma rõhutan kogu aeg, et kas karjäär või kaevandus, karjäär tähendab siis lahtist kaevandamise tehnoloogiat, kus maapind siis pööratakse segi ja võetakse siis see vajalik loodusvara välja. Ja teine oli siis Rakvere maardla, mis oleks siis nagu kaevanduse tehnoloogia, almakaevandusega. Ja suurused on ka erinevad, Toolse maardla suurus on 40,3 ruutkilomeetrit, mitte hektarit, ruutkilomeetrit. See on siis Kunda ja Rakvere vahel ja see on siis lahtine tehnoloogia, mis ka täna tuleb veel jutuks. Ja teine on siis Rakvere maardla, mis siis on Rakvere linnast edasi juba siis terve Pandivere kõrgustiku peal ja selle suurus on 1030 ruutkilomeetrit. 1030 ruutkilomeetrit. Ja see on juba nüüd hästi tõsine teema. Edasi läks siis vahepeal rahulikumad aastad ja oli siis aasta 2011 lõpp, kui tuli ootamatult meile välja, et seal Viru keemiagrupil on tõsine huvi alustada fosforiidi uuringuid ja siis ka proovipuurimisi siis selle sama Rakvere maardla servas ja täpsemalt siis Miilaküla piirkonnas. Teie seltsis istub ka Miilaküla vanem Raigo Rebane, kes siis oli ka tookord hästi aktiivne siis volikogu keskkonnakomisjoni esimehena ja siis
sai ka Juhan Aarega seal volikogu üritustel käia ja rahvaga kohtutud. Hästi emotsionaalne oli Põlvula koolis, kus siis oli välja toodud lausa selline raske kahurvägi nagu emeriitprofessor Enno Reinsalu ja täna siis nii roheliseks saanud, kui vähegi saab olla Jaanus Purga, kes oli tookord Viru Keemiagrupi arendusdirektor ja seal oli veel siis tähtsaid asjapulki ja tänu sellele, et kohalik rahvas ikkagi oli väga aktiivne siis kaasamõtleja, kaasategutseja ja sõnavõtja ja selle lõi sirgu, ikkagi volikogu tühistas siis selle juba vallavanema Virgo Koppeli ja Viru Keemiagrupi poolt sõlmitud siis heade kavatsuste leping, mis oleks andnud võimaluse siis Viru Keemiagrupil neid prooviuurimisi juba tegema hakata. Ja tänu rahva survele ikkagi volikogu siis selle otsuse ka siis langetas, et see leping tühistada. Ja vahepeal oli siin ka veel põnevaid aegu, kus siis oli siin ka kohtumisi tollase keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannusega, kes deklareeris, et fosforiidi uuringuid Eestis lähiajal ei ole plaanis, ei ole kavas ja see rahustas inimesi ka hästi tugevalt ja ma mäletan, kui olime Sonda klubis, oli see rahva suur koosolek ja see rahustas inimesi päris tublisti. Aga paraku aastal 2016 kutsuti kokku Rakveresse siis juba riigi poolt siis selline suurem foorum, kus siis otsustati, et ei, tuleb hakata Eestis uurima fosforiiti ja muid strateegilisi maavarasid, kuna Euroopa Liit on andnud ikkagi Eestile siin väga tugevad suunised, et tuleb hakata tegelema strateegiliste maavaradega ja seetõttu siis sellesama 2016. aasta Rakvere siis foorumil otsustati, et Eestis luuakse Eesti geoloogiateenistus ja selle asukoht siis on nagu kahes kohas. Väidetavalt kõige suurem ikka asukoht peaks nagu Rakveres endises maavalitsuse majas või riigimajas olema, aga reaalsus on ikkagi vastupidi, et põhikontor on neil Tallinnas seal Sossimäel, kes teab, kus on vana tselluloositehas seal Melva peal, siis nende põhikontor on ikkagi seal ja Rakveres on nad suht ikkagi üksikud töötajad ja suht harva seal. Ja nüüd on siis geoloogiateenistusel antud väga suured ülesanded Eesti riigi poolt ja siis on ka rahastused taga. Siis 2020 juba oli esimene suurem konverents Rakvere linnavalitsuse saalis, kus siis toimus juba esimene aruanne siis Resta konverentsi sildi all ja Resta programm tähendas seda, et Euroopa Liit on siis rahastanud siis neid uuringuid, mis on vajalikud Eesti strateegiliste maavarade uuringuteks ja hilisemaks siis ka kasutusele võttuks. Ja eelmise aasta 30. märtsil siis toimus selle Resta programmi lõppkonverents ja see toimus meil Sõmerul keskuse või vallamajas seal ja seal siis juba räägiti nendest esimestest tulemustest, et kuidas on võimalik siis fosforiidist ikkagi neid strateegilisi maavarasid välja leondada, millised on siis tehnoloogiad ja millised on siis need ohud ja rõõmud selle juures. Ja toimus ka seal siis paneeldiskussioon, kus siis osalesin ka mina ise ja oli siis Ene siis praegu ei saagi nime öelda, perekonnanime, tema on siis nüüd täna Kliimaministeeriumi maavarade osakonna juhataja. Siis osales veel ka geoloogiateenistuse inimene, Sirli Sipkulli on direktriss seal
ja akadeemik Kalle Kirsimäe ja mulle jäi väga hästi kõrvu Kalle Kirsimäe arvamus, et kus ta mulle otse ütles, et Peep, et ära väga muretse, et ega enne 20-25 aastat reaalset fosforiidi kaevandamist Eestisse ei tule. Aga paraku on asjaolud natuke ka teised, et ootamatult tuli siis selle aasta 19. jaanuaril mulle meiliboksi kiri, kus Virumaa Teataja tahtis mult juba kommentaare saada, et nendeni jõudis meie kliimaministri Kristen Michali pressiteade, kus ta siis andis rõõmusõnumina teada, et kui siin Toolse maardlas eelkõige Arukarjääri selle ümbruses kokku on seda siis 9,66 ruutkilomeetrit või jämedalt öeldes 10 ruutkilomeetrit, kui see nüüd võtta kaevandamisele, et siis on võimalik siin neid miljoneid akusid toota, nagu ta kirjutas seal 85 miljonit ja Eesti rahvas saab rikkaks ja muud hüved ja on võimalik Eesti riigi siis seda suurt rahanälga kustutada. On seal ka juba välja rekendatud, et kui see fosforiit müüki panna, et siis on võimalik riigieelarvesse teenida kusagil 3–3,5 miljardi suuruses summas. Ja muidugi siis kõige muret tekitavam selle pressiteate juures on see moment, et valitsus andis siis kliimaministrile volitused hakata välja töötama kontsessioonimehhanismi. Ja ma ei tea, paljudest kursis on, mis tähendab sõna kontsessioon ja kontsessioonimehhanism, siis lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et siis selle kinnisvara omanikul, antud juhul Eesti riigil, on võimalus siis panna üks maatükk siis tema poolt siis reguleeritud või kehtestatud tingimustel avalikku müüki ja osta võib ükskõik kas juriidiline või füüsiline isik, on see mingi riik või mõni rahvusvaheline kontsern ja Eesti riik saab siis oma summa kätte, kõik muud tegevused ja kaasnevad siis tagajärjed jäävad siis muidugi meile lahendada pärast, aga riik on saanud korra siis oma rahalistele raskustele leevendust. Ja et siis valitsus tahab saada juba kliimaministrilt siis saada tagasisidet selle kontsessioonimehhanismi arengu kohta siis juba selle aasta detsembriks ja siis geoloogiateenistuse juht Sirli Sipp-Kulli peab siis valitsusele ette kandma, millised on siis need puurimise või jah, ütleme, need proovipuurimiste tulemused, mis veel kord see suvi on plaanis teha, siis Arukarjääris võetakse kokku välja kusagil 60 tonni fosforiidimaaki ja 2 tonni siis argeliitkraftoliiti või rahvakeelis diptoneemagilta. Ja muidugi, et see asi nüüd on läinud naljast kaugele, on see, et selle sama siis geoloogide poolt või geoloogiateenistuse poolt, eelkõige siis selle töötaja Lauri Joosu poolt välja joonistatud see 10 ruutkilomeetrit, et isegi ka selle kõrvale enam ei lubata midagi teha, et näitena, kes teab Kunda Essu tee ääres olevat Andja vana tuulikut, siis selle kõrval on seal 2 suurt kinnistut, kokku kusagil 340 hektarit ja ühed arendajad tahtsid sinna panna siis püsti päikesepaneelid ja selle jaama, siis kliimaministeeriumist tuli 100% eitav seisukoht ja allkirjastas selle siis asekantsler Timo Tatar, et sinna ei tohi mitte midagi paigaldada, isegi päikesepaneele, et kohe läheb seal kaevandamiseks. Ja teine kiri on siis
Maa-ametilt, siis Maa-ameti juhi Tambet Tiitsu allkirjaga kiri, kus öeldakse, et jah, võite sinna paneelid panna tingimuslikult kuni 5 aastaks, aga kui antakse enne kaeveluba, siis tulevad need paneelid koheselt demonteerida ja kõrvaldada, nii et see on näitada, millises tempos nüüd tahetakse siis asjaga edasi toimetada. Ja mul oli päris huvitav kokkusaamine ka siin nüüd vist juba 1,5 kuud tagasi, kus oli mul külas siis Eesti 200 siis koalitsioonis oleva erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmetega ja kui siis mul vallamaja uksest tuli sisse Marek Reinaas ja pistis käe pihku ja ütles, et me tulime vaatama, kus teil need 3 või 4 miljardit siin nüüd hunnikus on, et me tulime sellele rahale järgi. Ja siis, kui me seal 1,5 tundi ma nendele siis kõnelesin ja rääkisin nende teemadel, mis sellega kõik kaasneb, pärast kui veel saan rääkida, siis võin pikemalt rääkida, siis sellest miinuspoolest üks on see positiivne pool, mida riik eelmsasti ihkab, aga teine, mis siis meie inimesed kõik selle tagajärjel peavad kannatama, siis selle jutu tulemusena ära minnes jälle Marek Reinaas ütles, et nüüd me läheme hoopis tühjade pihkudega ära siit, et ka nemad said aru, et see asi on ikkagi näljas kaugel ja võimatu ikkagi tänapäeva tehnoloogiate juures fosforiiti kaevandada, et me ei teeks siin korvamatuid kahju ja siis seda tagajärge ei andesta meile meie järgnevad põlvkonnad. Nii, palju mul veel aega on? Räägi õhtuni. Ei, ma õhtuni ei räägi, aga siis ma ikkagi räägin, mis selle kaevandamise tagajärjed on. Et räägime eelkõige siis täna kuumast olevast Toolse maardlast ja nagu ma ütlesin, siis Toolse maardla hakkab Kunda linnast peale. Aasta oli siis 1982, kui täitsa Kunda linna kõrval, kes teab, kus on Kronks-Kallas, seal kalda pealt võeti esimesed 2 raudteevagunit siis fosforiidimaaki ja viidi Moskvasse ja selle koha nimi on Tigapõllu. Nii et ma olen ka siin telemeestega seal käinud selle augu juures, täna on ta muidugi kinni juba kasvanud seal ja kohalikud aiapidajad võtavad sealt vett, aga see näitabki, et see fosforiit on Kunda külje all ikkagi, tinglikult öeldes ikka suhteliselt maapinna ligidalt, on seal siis 28 meetri sügavusel. Ja siis seesama fosforiidi levik on siin Rakvere suunas ja selle kalle on 4%. See tähendab seda, et kui selle Toolse maardla lõunapoolne piir on Tallinn-Narva maantee, siis siin juba Tallinn-Narva piiri ääres, siin on selle fosforiidi sügavus 44 meetrit. Ja nüüd kujutate ette, kui see fosforiidi kaevandamine toimub lahtisel karjääriviisilisel meetodil, võib-olla olete kusagil televiisorist näinud näiteks, kuidas on Aidu karjääris kaevandati, samamoodi Aidu on natukene küll madalamal, et seal on sügavus, mis nad segi pöörasid 30 meetrit, aga Aru karjääri puhul läheb veel sügavamale. Teine suur teema on, et siis Eestis on meil 4, ütleme lihtsustatult, veehorisonti, ülemine on siis kvaternaari kiht, mis meil tavainimeste, need sahtkaevud, nagu kel vanaema või vanaisa juures on need salvkaevud, need on nüüd siis, ütleme, kvaternaari kihitoitel. Järgmine on Ordoviitsiumi veelade ja seejärel Ordoviitsium Cambrium ja siis Cambrium Vent on kõige sügavam, kus Rakvere linn saab omale joogivee, see on 220 meetri sügavusel. Aga nüüd seesama Toolse fosforiidi juurde tulles, siis seesama fosforiit lasubki siis selle Ordoviitsiumi veelademe sees. Ja see tähendab seda, et kui näiteks täna ka meie vallas Ubjas kaevandatakse põlekivi, siis 1 tonni põlekivi kaevandamiseks või nagu siis öeldakse väljamiseks
raisatakse ära kusagil 12–15 tonni puhast joogivett, siis selle fosforiidi puhul on see number juba praeguste prognooside kohaselt 23–28 tonni puhast joogivett 1 tonni fosforiidi väljamiseks. Nii et ise rehkendage siis, millised veekogused seal siis merre pumbatakse. Edasi siis Toolse maardla peale jääb meil kusagil 230 muinsuskaitse all olevat kultuse kivi ja kivikalmet. Ja miks need on sinna tekkinud, sest selle sama Toolse maardla kõrval, kes teab, kus on Lammasmägi, on koolis õppinud, et Eesti üks vanimaid asundusi, kui mina õppisin, siis öeldi, et see oli Eesti vanim. Täna on Saugal, on siis Sauga jõe ääres on väidetavalt natuke vanem. Aga ikkagi kusagil 9000 aastat tagasi juba meie esivanemad siis asundasid selle maa, mida me täna tahame siis ära rikkuda. Ja tänu sellele, et seal on inimesed siis tegutsenud siin 9000 aastat, on ka need kivikalmed, et küll paljud on siis seal viikingi aegadest ja ütleme hilisematest perioodist kusagil 1000 aastat ja selle ringis, aga ikkagi need on siis muinsuskaitse all olevad. Edasi, Toolse maardlal on väga kõrge boniteediga põllumaad. Eesti keskmine boniteet on kusagil 46-47 boniteedipunkti, siis meie Toolse maardla peal põllumaade boniteet on 52-53. See tähendab seda, et kõik see põllumaa saab siis igaveseks ajaks igavesti segi pööratud ja selle põllumaaga enam ei ole midagi teha. Jah, tõsi, kunagi Ida-Virumaal üritati siis selle põlekivi karjääri ala siis taastada põllumaaks. Me tegime isegi Vahur Kersnaga Pealtnägija saate sellest, aga siis selgus, et selle 1 hektari põllumaa taastamine oli nii müstiline number, et Eesti Energia tõstis käed üles, ütles, et nemad seda lollust rohkem ei tee. Edasi, sellel samal Toolse maardlal on meil väga suured siis ka veisekasvatusfarmid, Kohala farm, Männiku farm, siis Kaarli farm, Essus on üks farm, kelle maad on siis seal ja ka reaalselt on ka farmid seal. Ja meie põllumehed on ääretult murelikud ja häiritud ja valmis juba kas või homme päev Toompeale sõitma oma traktoritega, et hakata siis vastu sellele hullusele. Olen siiamaani neid tagasi hoidnud, et tuleb sõita õigel ajal ja õiges kohas. Ole hea, hoia mikrofoni natuke lähemal, siis vahepeal kaob ära. Kaob ära, jah. Nii on parem, jah? Aha, väga hea. Oleks pidanud kohe märku andma. Ja siis muidugi kõige olulisem, kõige tähtsam on see, et selle Toolse 40 ruutkilomeetri peal elab meie vallast, seal võib nüüd nii ja naa rehkendada, et minimaalne kogus on 700 inimest, kui veel panna sinna juurde ka Uhtna alevik, kus elab meil kokku 380 elanikku, siis see läheb üle 1000 inimese. Ja nüüd tekibki küsimus, aga mis saab siis nende inimeste kodudest, nende kinnistutest, nende varadest, jah. Muidugi mulle on öeldud, et mis sa hädaldad siin, et küll inimesed saavad kompensatsiooni, meil on kogemus Nursipaluga ja nii edasi, aga inimesed, kes on ikkagi omale kodu rajanud ja hinna oma panuse andnud, see on ikka nende jaoks nii traagiline, kui vähegi saab olla, et mul siin ühe noore perenaine siin helistab ikka mitu õhtut juba siin ja küsib, et mis ma teen, et nad müüsid Sõmerul 2 korterit maha, ostsid sinna sama siis selle Aru karjääri kõrvale omale toreda kinnistu, ehitasid sinna uue maja, tegid kogu kinnistu imekauniks. Ma käisin veel, tegin pilte ka veel ja nii edasi. Ja nüüd on kogu see töö on mõttetus, inimene helistab ja nutab, ütleb, et mul käsi enam ei tõuse midagi rohkem teha, sest kõik see töö on osutunud mõttetuks. Ja tema selle ostu ikkagi idee oli selles,
et kuna seal täna ju Aru karjääris kaevandatakse lubjakivi ja sinna valla üldplaneeringu järgi peaks tulema Eesti suurim tehisjärv ja tema arvestaski, et seal on ilus puhke- ja rekreatsiooniala ja saab hakata turismindust arendama, siis nüüd selgub, et see kõik on üks suur mull, mis tal on lõhkemas ja inimene praktiliselt peale väikese hüvitise on tema töö kõik nulliks läinud. Seda enam, et nad on noored inimesed, ka seal kõrval on noored pered, isegi kui ma üleeile käisin pilte tegemas, jälle üks noor pere seal vahetas majale katust, kuna see oli nende vanaema maja, kes ise ka veel täna seal elab, siis sama lugu jälle mõttetu kõik see tegevus, et inimesed on praegu ikka hästi murelikud, hästi teadmatuses ja seetõttu on hästi oluline, et me kõik mõtleksime ikkagi ühiselt kaasa, et kas ikkagi see hullus väärib seda, et saada siin mõni miljard raha, mis liidetakse meie lõputusse riigieelarve auku ja kui see raha sinna peaks sattuma, siin mõni miljard, siis ma usun, et see lahustub enne juba nende mõttetute kulude peale ära ja selgub, et on vaja jälle midagi maha müüa ja maha parseldada. Et selline tõsine teema. Nii, aga ma praegu rohkem ei räägiks, muidu ma jäängi siia lobisema ja Emil tahab kohe küsida, ma annan selle võimaluse, aga ma nii palju ütlen küll, et kes tahab veel mingit konkreetsemalt mõnda paberit ja midagi näha, siis mul selja taga on ka vallakaart, kus ma saan täpselt ära näidata, kus paikneb lubjakivi, kus on põlekivi, kus on fosforiit. Teine asi on, et mul on ka need kirjad kaasas, kus saate oma silmaga veenduda, et mu jutt ei olnud mingi mull, vaid ongi Kliimaministeeriumi või Maa-ameti või kiri või Michali pressiteade, et need asjad on mul ka siin kaasas, et saate oma silmaga veenduda need asjad. Nii, aga Emil tahtis küsida. Ja paari sõnaga võib olla sellest, et esiteks tehnoloogia, kus kohas sa teed augu, tähendab seda, et see ring on palju suurem, siis elektri põhimõte. Nüüd järgmine tootmisega kaasnevalt tuleb see, et nad ütlevad, et jääk oli vist kriit või aga räägin. Ja selle sama tootmisvee lasevad nad jällegi nii-öelda loodusesse, nagu nad konverentsil ütlesid, mäletad ju. Ja nüüd, kui sa küsid, et kuhu see uraan jääb, siis see jääb selle jäägi sisse, mida nad hakkavad ladustama kuskile. Ma kohe kommenteerin, Emil on võib-olla natuke rohkem kursis kui kõik siin olijad, et ta oli meil 30. märtsil eelmine aasta seal konverentsi, Vesta konverentsi siis kuulaja ja kaasamõtleja. Aga see vee mõju on, nagu ma ütlesin, seesama ordoviitsiumi veelademe, kui selle välja pumbatakse, siis selle mõju on hästi suur. Ja kes tahab tõsisemalt asja vastu jälle huvi tunda, siis võib mulle meili aadressi jätta ja ma saan teile saata siis lingi. Aastal 2016-17 tehti Tartu Ülikooli poolt hästi põhjalik uuring. Hoiatan ette, et see on ligi 1000 lehekülge materjali, aga seal on eraldi vihikutena, et hästi oluline on seal hüdrogeoloogia vihik ja see ei ole nii paks kui see kogu see töö. Ja seal on täpselt ära toodud siis selle sama toolse vee pumpamise depressiooni elektri mõju ja kui kaugele ta ikkagi ulatab ja mis on selle mõju. Seal on eraldi muidugi ära toodud ka Rakvere maardla mõju, siis see on muidugi veel suurem, see ulatab kuni Pärnuni ja Tallinnani välja ja nii edasi. Et see on omaette töö. Teine asi on, nagu ma siin vihjamisi ütlesin, et hästi tõsine on siis selle sama keemiliste elementide siis töötlemise tehnoloogia. Tehnoloogia on suht primitiivne ja lihtne. Esiteks siis kõigepealt rikastatakse, nagu ikka, siis toore ja edasi siis on praegu põhiline siis, mida uuritakse ja kaalutakse, on siis väävelappega leondamise tehnoloogia ja sellel on muidugi hästi palju miinuseid, aga kuna
teisi tehnoloogiaid, nii soolappe kui lämmastikappe või ka termilist töötlemist, seda väga ei ole uuritud. Jah, tõsi, võib tulla ka termiline töötlus, mis on võib-olla keskkonnale parem, aga see võib tulla sel juhul päevakorda, kui leti peale peaks tulema järgmine teema nimega tuumajaam, et siis on nagu kaks asja ilusti siin Virumaal kõrvuti ja me oleme hästi happy'd selle üle. Ja siis, aga praegu me räägime ikkagi väävelappe siis tehnoloogiast ja selle suur teema on siis jäätme tekkimine nimega fosfokips ja sellel on nüüd hästi tõsine probleem, et selle jäätme sisalduses on piisavalt suuruses või see olulises koguses siis radioaktiivsed elemendid, mis teatavasti, ma ei kasuta sõna uraan on natukene teine mõiste, aga radioaktiivsed elemente ja kui võtta aluseks näiteks siin omal ajal sellise tuntud firma nagu Ernst & Youngi poolt tehtud äriplaan Viru keemiagrupile, siis tookord oli arvestatud aastamaht 5 miljonit tonni kaevandada fosforiidi seda maaki ja see tähendaks seda, et kui neid numbrid aluseks võtta, siis näiteks selle Toolse lahenduse puhul tekib aastast 4 miljonit, mitte 4000, aga 4 miljonit tonni jäädet nimega fosfokips ja kas te kujutate ette, milline saab see jäätmehunnik olema, mis iga aasta sinna siis juurde tekib siia Rakvere külje alla kusagil. Ja siis ma küsin, et kes veel on valmis siis Rakveres või siinkandis elama jääma, kui selline jääde on siin tekkimas, nii et see on päris kohutav. Isegi praegu mõistus tõrgub seda endale kuidagi sisendamast, et selline reaalsus on meil pea kohal siin. Kui mõistus tõrgub, siis praegu veel. See on puhas Eesti vesi. Paar sekundit. Küsiks nende prooviaukude kohta. Loomulikult päris palju neid prooviauke põhjaveega ühendatud, mis on nagu ohtlikud sellest midagi. No nende vanade puuraukude koha pealt on jah juba väga detailselt raske rääkida. See on ametlik info, et aastatel kusagil 1970 ja kusagil 80. teise poolde puuriti siis siia Virumaale ligi 6000 puurauku, 6000. Aga need olid ikkagi suht siis peene läbimõõduga või väikse läbimõõduga üldjuhul 100 millimeetrise läbimõõduga. Ise omal ajal nägin oma silmaga siis, kuidas ma nüüd ütlen, Rakverest Tudu poole välja sõita on seal kurvi peal selline koht nagu Kantküla. Seal oli siis geoloogide baas, kus oli siis maast taevani olid need kärnakastid, mis siin vahepeal väideti, et need kõik on hävinenud. Siis me kadunud Juhaniga hakkasime ajama, et ei saa olla, et kõik need 1000 kastid on kõik kaduma saanud, hävinenud. Siis me hakkasime neid taga ajama Pääsküla hoidlast ja lõpuks siis me surusime ikkagi need väitjad ikkagi vastu seina ja siis selgus, et ei, et ikkagi neid kärnakaste on päris arvukalt järgi nii Pääsküla hoidlas kui eelkõige Arbavere siis selles hoidlas ja täna on Arbavere väga-väga suureks uuringu kohaks välja kasvanud, nii et kui kellelgi on tulevikus soovi seda Arbaveret külastada, see on hästi põnev, siis ma võin seda aidata teil korraldada ja saaks sinna läbi geoloogiateenistuse sinna ekskursiooni teha ja saaks siis oma silmaga neid asju näha, mis seal on säilitatud. Näitena on seal ka tohutud kärnakastid, siis kui juhtusite meediast kuulama või televiisorist nägema
suuri puurauke, mis tehti Jõhvi siis Rauamaagi sellest alas seal Jõhvi ja Toila vahel. Seal puuriti 680 meetri sügavusel 2 auku, kerge nurga all, päris vertikaalselt neid ei saanud teha. Ja see 680 meetrit on ikka terve pikk lauatäis oli neid kärnakaste seal, et mul endal on need kõik üles pildistatud ja Juhaniga filmisime need kõik üles, et see on päris põnev, nii et kui korraldajatel see soov peaks tekkima, siis andke teada, et seda saab täitsa korraldada. Ja muidugi nüüd, kes tahab veel ka natuke ennast veel kurssi viia ja teada, siis 8. mail kell 18 toimub Lammasmäel, mitte selle künka peal, mis ma enne nimetasin, vaid Lammasmäe puhkekeskuses. Siis seal toimub geoloogiateenistuse poolt infopäev või infoõhtu, kus siis räägitakse sel aastal plaanis olevast, see on siis augustis-septembrikuus kavandatavast siis puurimisest seal samas Aru-Lõuna karjääris, et saada siis see 60 tonni fosforiidimaaki ja selle tehnoloogia on suht lihtne. Puuritakse 1,5 meetri või 1500 millimeetrise läbimõõduga siis puuraugud. Olete näinud kõrghoonete ehitamisel puuritakse vaiade jaoks need suure diameetriga augud, sama tehnoloogiaga puuritakse sinna siis need augud. Ja muidugi naljakas oli see, et kui juba see soov oli eelmine aasta, küll siis räägiti 30 tonnist fosforiidimaagi väljamisest, et siis me saime seal, vist oli 3. juuni kokku ja panime kanna maha, et kus siis see kopp kaevama hakkab. Ja siis ma ütlesin neile kohe, et kulla mehed, et saage aru, et siin see looduslik vee tasapind on meie pea kohal 9 meetri kõrgemal. Ja nagu mäletate koolis sellist mõistet nagu arteesiakaev, et nagu augu teed, siis seesama surveline vesi hakkab ju kohe välja purskama. Ja seda ei võetud nagu väga tõsiselt, aga siis kui nagu geoloogiateenistus riigi ettevõte, tehti riigihange, siis selguski, et ei saagi kaevata, sest nagu koppa paned, nii vesi purskab ju. Ja see asi jäigi ära ja nüüd siis otsiti teine koht, et karjääris seal keskel on hästi kõrge küngas, et praktiliselt on ta siis selle loodusliku veepinnaga enam-vähem nullis, et sealt siis nüüd puuritaksegi siis seda sama vaia puurimise tehnoloogiaga siis sinna 28 meetri sügavusele, et siis näeb, mis siis septembrikuus sealt need proovidest siis edasi saab. Aga nagu ma ütlesin, et jälle üllatav, et siis 60 tonni viiakse siis seda fosforiidimaaki ja argeliiti siis või rahvakeeli diktoneemakilda võetakse ainult 2 tonni. Ja muidugi, mida ma ei öelnud, et selle sama fosforiidi peal teatavasti on siis ka kurikuulus argeliit-graftoliit. Ja sellel on selline halb omadus, et ta sisaldab hästi palju püriiti, pluss siis hästi palju ka keemilisi elemente, enamus Mendelejevi tabeli need rasked metalle seal. Ja kes on jälle siin eakamad mäletavad, et maardus, ka täna veel põleb maardus, siis seesama kilt ja siis, et praeguse tarkade tehnoloogiat järgi sellega ei osata muud teha, kui lihtsalt kaevandatakse vaalu, kaetakse pinnasega, täpselt sama nagu maardus tehti seal 80ndate alguses. Ja see tähendabki seda, et täpselt sama suur oht on, et see sama argeliit-graftoliit ja see sisaldav püriit siis õhuga kokku puutudes oksudeerub ja tekib ise süttimine. Kõik need keskkonnateemad on jätkuvalt jälle uuesti laual, mis oli siis siin 35-40 aastat tagasi seal maardus ja nii edasi. Näete, et elu ei ole midagi muutunud, aga hirmus tore on kuulata siis teatud küll poliitikute kui muude asjapulkade juttu, et
meil on uued tehnoloogiad, meil on uued lahendused, meil on robotid juba olemas ja siis, kui ma küsin, et näidake, kus need robotid ja tehnoloogiad on, siis on vaikus majas. Viimane näide oli siin aasta tagasi, kui meil seal Ubja põlevkivi kaevandusse toodi niinimetatud robot, see oli paras laste mänguasi, mis kahjuks ei suudetudki tööle panna. Küll televisioon oli kohale kutsutud, et rahvale näidata siis seda uhket robotit, mis hakkab inimest asendama seal vee sees kaevandamisel, aga paraku need ei realiseeru, need asjad ja seesama karjääriviisiline tehnoloogia on täpselt sama, nagu oli siin Vene ajal. Miks ma julgen seda öelda? Ma olen ise Jõhvist pärit Ida-Virumaalt ja olen nende kaevanduste ja karjääride keskel sündinud, kasvanud ja elanud seal küll kuni koolini, ülikoolini, aga kõik need on nii tuttavad teemad. Mul lell oli suur kaevur ja nii edasi, nii et ma selles suhtes julgen nende kõikide inimestega debateerida, kes väidavad, et tänapäeval on uued tehnoloogiad, uued seadmed, nii et paraku tuleb tõele otsa vaadata ja öelda, et ei ole siin väga uut midagi siin päikese all. Aitäh praegu ja kui kellegi veel huvi on, et ma siis hea meelega võin veel eraviisiliselt veel materjali näidata, et ma rohkem teie aega ei kulutaks ja aitäh, et te kuulasite ja mul on hea meel, et ikkagi on inimesi, kes mõtlevad selle teemaga kaasa, et ega üks inimene ei jõua siin palju siis üksi võidelda ja eks mul on ka neid toetajaid ja liitlasi, aga kahjuks on juba mitmed endised võitlejad läinud manalateed, sama Juhan Aarek, keda ma korduvalt nimetasin, keda ei nimetanud väga suur vee-eest võitleja oli Taimi Parve, kes ka on juba kahjuks pilve peal ja vaatab täna meid ülevalt ja eks ka siin teised inimesed on juba piisavalt eakad ja eks me kõik kulume ja väsime, nii et palve noortele, et tuleb meil kõigil edasi tegutseda, edasi mõelda ja edasi võidelda, nii et aitäh teile!